tere! Tahaksin sinuga rääkida, arutleda ka seda, et miks on kasulik tulla vestlusteraapiale või vestlusele nii-öelda. Mõnikord lihtsalt üks lihtne vestlus võib muuta kogu maailma, võib muuta kogu sinu maailma, kogu sinu maailmavaadet. Ja mis toimub siis vestlusteraapia käigus vähemalt koos minuga ongi see, et inimene tuleb, näiteks tal on mingi segadus. Ja ta isegi mõnikord ei tea täpselt, mis asi see on. Segapundar, sassi läinud lõngakera mingi teemaga seoses. Ja mis juhtub siis, kui mina, kui erapooletu kõrvaltvaataja kuulan, leian väga kiiresti mustrid. Ehk siis ma näen seda ja tihtilugu minu juurde tullaksegi teemaga, mis on nii, et mul oli üks teema, aga täna hommikul mul hoopis tuli üks teine teema ka. Ja siis me hakkamegi sellisest nagu segaduses olekust. Ütlengi, et ja ma ei tea, kust alustada öeldakse. Ja ma ütlen, et aga alusta kuskilt otsast, tunneta, usalda. Ja siis ongi nii, et ma hakkan leidma seoseid tema selles segaduses olekus. Mustreid seoseid ma hakkan talle peegeldama tagasi. Ja siis tal hakkab tekkima iseeneslikult juba rääkimise käigus ka selgus ja pildi pusle kokkupanek. Ja alati siis on kergem edasi liikuda, kui sul on praegusega ja minevikuga mingi selgus. Aga niisama ei tasu seda pusida, vaid siis, kui on tekkinud mingi nii-öelda minikaos või midagi, et seda mõista paremini. Ja mis mina teen, ma aitan sul selle lõngakera siis taas joonda ajada nii-öelda. Kuulates täpsemalt, jälgides, märgates mustreid, iga indiviidi lugu on erinev ja sellepärast mulle meeldibki teha üks-ühele tööd. Ja vestlusteraapia kindlasti, mina kutsun seda vestlusteraapiaks, sest tegelikult kui sa tood mingi teema, mis on õhus, lood fookuse, keskendud ja tood selle ilmsiks, valguse kätte, kas kirjutad välja, räägid välja, koged läbi, siis tegelikult see kaotab nii-öelda oma kas jõu või see korrastub. Ehk siis segamini läinud tükid lähevad omale kohale tagasi. Ja siis tekib kergus, ei ole sellist nagu energiaröövi sellise segadusega pea kuklas terendamas, vaid on selline nagu rahu sellega. Küpsus, rahu, valmisolek edasi liikumiseks. See on justkui nagu vaata selle leinaprotsessigagi. Et sa ei saa hüpata ühest punktist teise, vaid on hea see läbi kogeda, läbi rääkida. Sellised, me ise mõtleme asju keerulisemaks, tegelikult selline välja rääkimine või läbi rääkimine, seda võetakse liiga sellisena, selles on suur vägi, ma tahan öelda. Ja eriti veel kellegiga, kes oskab neid asju näha, kes näeb nii-öelda ka sinu teema taha sügavamalt ja siis on see selles mõttes hea rohujuure tasandil või juurpõhjuse tasandile, sellepärast on see hea, sest siis ei jää see teema korduma. Siis on see töö korralikult välja juuritud. Ja toon sulle näiteks ühe teema, mingi sõnul seletamatu mingi häbitunne, süütunne, valu ja nii edasi. Ja võib tulla jutu käigus välja, et see tegelikult ei kuulugi sulle. See on sinu alateadvusega kaasas, kuid see ei kuulugi sulle. Keegi on maadelnud sellega sinu suguvõsas. Aga kuna sina oled selle süsteemi terviku osa, siis alateadlikult sa kannad. Ja siis sa oled näiteks nagu koolis ja kõik võrdlevad ennast sinuga, nii edasi. Sa võid olla väga särav täht ja püütakse
teised püüavad oma häbi või süütunnet või oma valesid valikuid sulle projitseerida automaatselt. See on väga, väga tihti juhtub nii. See on sellepärast, et see on tihti sellepärast nii, et sina oled oma suguvõsas keegi, kes tegelikult on täiesti teistsugune, kui need mustrid on olnud. Sa oled mustrite murdja. Ja tihtilugu sa võid siis minu juurde sattuda või minu videodeni sattuda, kui sa seda oled. Sest nad on hädas iseendaga. Aga kui sa sellest teadlik ei ole, sa võid võtta kogemata enda kanda need asjad. Aga sul on vaja need tagasi anda. Sinna, kuhu need kuuluvad, sest sina ei ole seda loonud, sina ei ole seda läbi kogenud, see on nendele kuuluv. Sinul on hoopis teine tee, hoopis teised viisid ja nii edasi. Ja loomulikult, kui sina oled väga särav, seda enam pane tähele, et on kadedaid su ümber, kes tahavad oma, kuidas öelda, väärkogemusi või väärväärtusi sulle projitseerida, et sa kas kuuluksid, läheksid selle gängiga kaasa või ehk samastuksid nendega, läheksid enda tasandile või et nad ei peaks ise midagi oma tegude tagajärgede tõttu tegema. Aga see ei tööta niimoodi. Varem või hiljem selle tagastub ja juba suurema koormana looduse poolt. Ja kui sa sellest lahti räägid, et näiteks on keegi võrdleb sinu näiteks iluga või sinu saavutustega tahtlikult, teadlikult, siis igasugune võrdlus loob sellist kurjust varem või hiljem. Ja sellel ei ole alus, sellepärast, et tegelikult kõik, mis me saame teha, on olla iseenda parim versioon. Siis me toome iseennast tasakaalu. Siis me tasakaalustame iseennast ja oma välja, aga igaüks ei näe seda nii. Ta on veel unhealed, ta on veel tervendamata. Ta ei ole endaga heas kontaktis. Ja siis ongi vaja korrastada neid energiaid, tagasi anda ja nii edasi, et sul endal oleks hea. Midagi ma tahtsin veel selle teemaga seoses rääkida. Juba vanal ajal oli selline lugu, et püüti võimu saavutada, dominatsiooni saavutada, kui kedagi alandati. Ja see lõi teise äärmuse, see lõi teise vastupanu, ehk siis igasugune võrdlus, dominatsioon loob äärmust. See loob teise äärmuse, see loob vastupanu ja selles ei ole arengut. Aga me saame alati selle kaabli nii-öelda pistikust välja tõmmata, et meie seda mängu ei mängi. See on nagu seal raamatus Vihatants, et kui üks osapool ei mängi seda, läheb oma teed, käib oma rada, nagu ta on alati teinud seda, sellepärast ta ongi kadestamisväärne. Ise ja tema saavutused. Aga ta on selle ausalt välja teeninud. Tõmba pistikust välja. Sa ei pea selle, on ju klassis tüdrukud omavahel konkureerivad, püüavad maha teha võib-olla mingis osas, siis tüdrukud, võib-olla ka poisid, eks ju, siis need ajakirjanduse mul tuleb meelde, mis ma tahtsin öelda. Kui mina olin noor, siis minuga ei ole võimalik niimoodi manipuleerida ja sellepärast ma olengi väga õige inimene, kellele nii selle teemaga kui ka väga paljude teiste teemadega pöörduda. Nimelt, kui mina olin noor, siis mäletan, et ma elasin siis Lääne-Virumaal ja ma mäletan, et Rakveres oli selline stiil, et kui sul ei olnud näiteks mingeid firma dresse, et siis sa ei kuulunud gängi. Aga ma mäletan, et mind ikkagi võeti gängi, sest tegelikult mind ei huvitanud see staatuse asi. Ma jäin alati originaale, ma olin nii heas kontaktis oma
mina tunnetusega, oma tõelise minaga, et ma oskasin öelda, mitte minna kaasa nii-öelda teiste ootustega ja teiste nii-öelda standarditega, vaid jäin alati jäägitult iseendale truuks. Ja tihtilugu ma hoopiski lõin laineid seepidi, et taheti hoopiski mind jäljendada seetõttu. Et see oli juba lapsest saati nii. Samamoodi on vaata niisugused gängid, kui suitsetad või alkoholi ei joo, et siis sa oled nagu mingi nõme või, mingi pehmo või. Et aga mina ei teinud seda ja ma ikkagi kuulusin. Ehk siis mis selle võti oli see, et mind tegelikult ei kottinud. Kas ma olen nende meelest nõme, et mul ei ole nüüd nende ootustele vastavad tingimused või asjad. Mul olid tegelikult, aga ma tahtlikult valisin jääda iseendale truuks. Ehk siis tegelikult see oli natukene ka tõestamine, et ma armastan ennast nii palju, et mind ei huvita, kas sa võtad või jätad, mina jään endale niikuinii truuks. Ja see loob tegelikult see on sisemine enesekindlus. Ja see loob sellise, kuidas öelda, ripple efekti, et pigem see on nagu, sellest võib saada uus standard. Et ma ei läinud nagu selle sisse tallatud rada pidi, vaid ma valisin, tajusin, mis on minu jaoks vajalik, mis mulle rõõmu valmistab, mis mulle heaolu valmistab. Ja mind aktsepteeriti sellepärast, et ma ei olnud sõltuv nende hinnangutest, ma ei olnud sõltuv nende ootustest, kõik juba teadsid, et Maris valib nii, nagu temale meeldib, et isegi kui ja vaata, see ongi see, et ja kui sa oled see, kes on allaandlik ja läheb siis, et oota, ma tahan teiega kuuluda, ma panen ka selle dressi selga või ma tõmban ka piipu või ma teen ka seda või et siis ma ju kuulun, siis pange tähele, et just neid väga palju ei austata, nende üle domineeritakse. Et see on, ja kas see on modernne noorte seadus? Ei, see on tegelikult ürgne seadus. See on tegelikult kiviaja seadus, kuidas piire paika pandi. Aga see on see, et sa ise just tõestasid, et sa kuulud sinna, kui sa, see on nagu, mitte ei müü oma hinge, mõni müüb seda ka, sellisel moel, aga tee nii nagu mina, siis tegelikult seda ei austata, kes teebki. Vaid, et austatakse seda, kes on väga skeptiline ja mõtleb, et oota ka, mida mina tahan. Ja kui see ei ole aktsepteeritav, siis ma leian oma tribe'i. Ja tihtilugu see tekitab paradoksaalselt just sellise efekti, et just seda inimest austatakse. Et see on täpselt minu elulugu, mis on olnud. Ja ma ei ole seda teinud selle eesmärgiga, et mind siis niimoodi austatakse, vaid ma olen lihtsalt nii lojaalne olnud iseenda tõelisele olemusele. Et mul ei ole, oleksin tundnud ennast väga halvasti, kui ma oleksin valinud selle teise, nagu enamus inimesi valib. Ehk siis ma ei püüa tähelepanu sellega, et olla erinev, vaid ma olen lihtsalt niivõrd lojaalne endale, et ja mul on endaga nii hea olla, et mul on nagu selles mõttes isegi natukene ükskõik, kes tuleb või läheb, ma tean lihtsalt, et minu inimesed niikuinii jäävad. Või et minu eesmärgid ja minu saatus on niikuinii integreeritud juba minu jaoks valmis ootamas ja ma olen seda väärt läbi eluda. Selline sõnum sulle täna, nii et tule vestlusteraapiale, kas siis koha peale või kaugseansina, igas vanuses, mehed kui naised. Ma tõin selle lihtsalt ühe sulle näite, kuidas ma tahtsin sul lahti seletada, sest väga palju püütakse võimuvõitluse teel saavutada dominatsiooni kellegi üle. Nii samasooliste kui ka erisooliste, praegu on lihtsalt sellised primitiivsed ajad. Aga kui sa selle läbi näed, just nagu ma praegu sulle tahtsin kirjeldada, ma usun, et midagi sa said aru siit läbi, siis sa lähed hirmust läbi.
sa saad parema kontakti iseendaga ja paradoksaalselt sinu inimesed sa magnetiseerid just enda sarnaseid, kui sa seda teed. Ehk siis igasugused sellised püramiidisüsteemid, et kui sa teed nii nagu mina, järgid seda, siis tegelikult sa ei võida sellest. Sa võidad siis, kui sa oled iseendaga heas kontaktis, on mu mõte. Ja see on kogu minu raamatute ja kogu minu siinse video arhiivi sisu. Leida kontakt iseendaga. Ja kui sa soovid seda suuremalt teha, ükskõik mis eluvaldkonnas, ükskõik mis teemal, siis vestlusteraapia aitab sul seda paika loksutada, juurutada parimal võimalikul moel. Et see väline ei mõjutaks sind nii palju. Et sul oleks täitsa kama 2 heas, eluterves mõttes. Ja elu hoiab selliseid, elule meeldivad sellised karakterid, kes seda teevad. Kes ei ole lihtsalt mutrikesed kogu süsteemis, vaid neil on midagi enamat. Jagada, olla. Et see ongi see, et see on küllusteadvus. Puudusteadvus on see, et okei, kui ma kuulun, siis ma tunnen, et ma kuulun. Mis sest, et ma pean, et ma masinlikult nagu teen asju, mis on, see ei saavuta austust läbi selle. Sinu üle tihti naerdakse, kui sa nii teed. Sul on vaja enda rada käia ja ausalt, puhta südametunnistusega endale lojaalseks jääda, sest universum on meid loonud siia vaba tahtega, vaba valikuga, indiviide. Algav aasta seda hakkab ka tõestama. Kes seda teevad, neil on hea, kerge. Ära lase endaga manipuleerida, ennast alandada, ennast häbistada, süüdi tundma, panna, mitte kellegi ega millegi ees, isegi mitte oma suguvõsa ees. Sul on oma tee. Sul on oma rada. Tunneta, taju seda ja kui see tekitab sulle hea, kerge tunde, siis ära suru seda alla. See on määratud sulle. Ja vestlusteraapia aitab sul väga palju teemasid sirgeks triikida, korrastada. Ja parim aeg on seda teha nüüd, kui algab selline aasta nagu numeroloogias 2026 aasta. Numeroloogias on 1 uued algused. Vestlusteraapia aitab sul neid uusi algusid palju paremini ankurdada. Aga ankurdada sellisel moel, et sa liigud edasi kiirustamata ja paremas kvaliteedis, kõrgemas kvaliteedis lihtsalt. Sa ei ole mõjutatud ega kallutatud välisest, peavoolumeediast, rat race, sa ei ole sellest. Me uskumatult palju laseme ennast mõjutada, kui me läheme sellise vooga kaasa. Ole liikumises, jaa, aga läbi iseenda voo. Jää endale kindlaks. Ära püüa meeldida ja sa juba meeldid. Et kui sul sellised teemad kõnetasid sind või veel midagi sul tuli meelde, et ma tahaksin ühte teemat arutleda, siis võta minuga ühendust. Minu seansid, nii kaugseansid kui ka seansid koha peal Tallinna kesklinnas on avatud hetkel piiratud ajaks. Ja minu juures väga kiiresti, väga erineva eluvaldkonna teemad selginevad ja loovad edaspidist. On suurim investeering, sest nad loovad edaspidi küllust, teadlikkust, selgust. Mina olin Maris Romm-Fletcher. Vaata minu koduleheküljel täpsemalt, kes ma olen, mis ma olen, kus ma tulen. Kui sind minu teemad huvitavad siin leheküljel,
ja kohtumiseni!